ees olid mulle suured eeskujud, suured korüfeed, see kõik sai alguse juba bakalaureusest tegelikult Vello Pette suurel eestvedamisel. Ja tema oli mulle inspiratsiooniks, miks ma jätkasin ka nii magistratuuris kui ka lõpuks doktorantuuris, et tema jälgedest tulid ka Piret Ehin, Kristina Kallas ja kõik ka teised. Ja sealt, kuna sellise tugev löögirusikas rahvussuhete ja natsionalismi teemadel siin eksisteeris, siis mulle tundus see sellise ainuõige valikuna, kus jätkata. Kuna ta keskendub uussisserändajate kohanemisele Eestis, ehk siis välismaalased, kes Eestisse täna tulevad, sellised värsked uued saabujad, siis põhiprobleem on ju selles, et me neid selliseid vanasid olijaid, neid inimesi, kes tulid siia Nõukogude Liidu ajal sisserändajad, nende kohta me teame ikkagi, ma arvan, tagasihoidlikult öeldes ikkagi väga palju, mida nad mõtlevad, kuidas nad käituvad, mis on nende soovid, mured, ettepanekud ja selline ambitsioon Eestis ühiskonnas jätkata, aga uute sissetulijate kohta tegelikult me ei tea praktiliselt mitte midagi. Me teame ainult sellised üldist statistikat, seda, kust nad tulevad, mis on nende sellised rändeliigid, rändealused, kas nad tulevad siia õppima või töötama, aga seda, mis on nende sellised hoiakud, mida nad tahavad Eesti ühiskonnalt saada, kauaks nad tahavad siia jääda, mis on nende sellised ootused, soovid, vajadus teenuste järele, et see kõik tegelikult vajab sellist arendamist ja uuendamist Eestis. Diaspora.ee on üks hästi põnev uuring, mida me teeme Välisministeeriumile ja selle fookuses on ennekõike siis Eesti väliskogukonnad ehk siis vanas kõnekäänuse vanas nimetuses siis väliseestlased. See on termin, mida täna rohkem ei taheta kasutada. Aga kõik siis need eestlased või kes ennast eestlaseks peavad inimesed, kes elavad välisriikides. Ja samamoodi me soovime teada saada, mida nad mõtlevad, mida nad arvavad Eestist, missuguseid teenused nad tahavad Eesti riigilt saada, mida nad ootavad Eesti riigilt ja kuidas nad ka seal oma uutes riikides, kuidas nad suhtlevad üksteisega, missugused teenused nad seal tarbivad, jällegi mida nad üksteise soovivad saada, mis on nende kontaktid ja nii edasi. Eelmise aasta üks parimaid saavutusi, ma arvan, minu enda jaoks võib sellise naljaga pooleks öelda, oli ühe konverentsi modereerimine, mis toimus sügisel, oktoobris. Lõimumiskonverents ja selle teema oli 20 aastat lõimumisest Eestis ja ma modereerisin seal ühte paneeli, mis siis rääkis lõimumise mõõtmisest Eestis, kuidas seda teaduslikult ja akadeemiliselt on tehtud siiamaani. Ja selle paneeli osalejad olid Marju Lauristin, Raivo Vettik, Triin Vihalem, Kats Kivistik ja kõik teised rääkisid alati enne seda konverentsi, et see on ilmvõimatu ülesanne, et sellist panelistide hulka või neid isiksusi on seal väga keeruline modereerida, et ennekõike just Lauristin ja Vetikut, kes võivad sind kas üle rääkida, võivad rääkimise üldse unustada ennast rääkima või siis teravalt hakata vastu vaidlema. Aga lõpuks läks see kõik ikkagi väga suurepäraselt ja mis oli eriti äge oli see, et pärast saime ka korraldajad said tagasisidet inimesed, keda ma ise isiklikult absoluutselt ei tundnud, aga see ütles, et see oli üks parimaid konverentsi modereerimisi, mida ta viimastel aastatel on näinud ja saanud. Et ma arvan, et see on see, mis tegi mul tuju ikkagi väga rõõmsaks ja ma arvan, et see võib pidada üheks väga toredaks kordaminemiseks eelmisel aastal. Kui me räägime uussisserändajatest ehk minu doktoritöö fookusest ja võtmest, siis ennekõike ikkagi puudutab see, ma arvan, siis 3 asja, et üks on loomulikult eesti keele õpe, et me näeme, et see eesti keele õppe motivatsioon on täna nii suur ja tugev, kahjuks ei ole neid kohti, kuhu neid inimesi kõiki saata, kes eesti keelt soovivad õppida. Teine asi, ma ütleksin siin uussisserändajate kohanemise võtmes on igal juhul ligipääs teenustele ja teenuste kvaliteet, et see on see, mida me näeme ka aasta-aastalt erinevates uuringutes, et see informeeritus erinevatest teenustest on ikkagi suhteliselt madal ja ka ligipääs kohati keeruline. Ja kolmas teema, ma ütleks, on niisugune väga inimlik, et see puudutab inimeste sellist sotsiaalset kohanemist, et kontaktid, võrgustumine, üksteisega läbikäimine, üksteisega suhtlemine, et see on see, mida kõik uussisserändajad ennekõike Eestis täna soovivad, aga kus me ikkagi jälle näeme kahjuks, et nad kipuvad klasterduma ikkagi oma kogukondades, et eestlastega, etniliste eestlastega siin kohapeal suhestumist on kahjuks liiga vähe. Tegevusi on suhteliselt palju, aga üks, mis mind ennast kõige rohkem kõnetab, on just see, kuidas saada uusi noori meile magistriõppesse ja loomulikult ka doktoriõppesse. Neid kõiki siia tuleb, aga selleks, et ennekõike just eestlastest noori sinna sisse saada, et see on väga suur väljakutse.
ja no võib-olla natuke sellised kommunikatsioonitegevusi rohkem ja pakendamist ja võib-olla enese sellist müümist, mida võib-olla ei ole siiamaani liiga palju tehtud, aga ma arvan, et see kindlasti on üks nendest teguritest ja võtmetest, mis aitaks seda kõike parandada. Ma arvan, et siin ei olegi sellist nagu ühtset vastust sellele, et isa või ema oleks öelnud mulle mingisuguse ühe lause, oleks kuidagi muutnud minu elu täiesti nagu fundamentaalselt. Et pigem ma arvan, et see on sellised nagu kasvatus läbi aja, selline regulaarne tükikeste kokkupanek mulle endale ja ma arvan, et ma olen ka piisavalt vana võib-olla selleks, et tunnistada, et tegelikult see on olnud selline armastus, hoolivus, hellus, mida vanemad on mulle kaasa andnud, mis on, ma arvan, ikkagi kõige alus elus, et kui see on olemas, et siis tuleb ka see tarkus iseenesest ja loomulikult.